Riigikogu rahanduskomisjon võttis täna pulkadeks lahti mitme ministeeriumi möödunud aasta eelarvejäägid. Aga miks üldse tekivad jäägid eelarvesse, mis on viimse reani ära planeeritud? Miks poliitikuid ei taha, et jäägid oleks suured, on see, et kui me eelarvet kokku paneme, siis me ju peame seda tulupoolt katma ja tulupoolt ju kaetakse maksudega ja siis see on poliitikutele nagu väga ebameeldiv, et kui sa oled aasta algul tõstnud ära maksud ja pärast vaatad, hoppa, see raha on nagu arvel, et polegi olnud tarvis. Et seetõttu me ikkagi vaatame jääke nagu väga-väga nagu terase pilguga. Akkermanni sõnul on tegu uue tavaga, millega tehti algus sel aastal. Nii saab ülevaate eelmise aasta eelarvest ning saab vajadusel leida ka kohti, kust kokku hoida. Täna saadi põhjalik ülevaade nii Kaitseministeeriumi kui Kliimaministeeriumi eelarvetest. Rahanduskomisjoni liikme Aivar Sõerdi sõnul oli aga Kliimaministeeriumi eelarve ülejääkide hulgas nii mõndagi tähelepanuväärset. Taristu ministeeriumi valitsemise eelarve formuleerub nii-öelda mitmest komponendist. On meie enda siseriiklikud vahendid, seal oli täitmine, transpordiameti osas oli 98%, aga siis nagu laevanduse osas, seal on see riigi laevastik, seal oli täitmine 68%, et torkab silma suur alatäitmine. Sõerd toob välja, et kui riigieelarve on tegevuspõhine, kus Riigikogu kinnitab tulemusvaldkonnad ja programmi tegevused ning seal on ka mõõdikud, siis tegelikult ministeeriumides ei käituta mitte tegevuspõhisuse, vaid kulupõhisuse alusel. Võtame selle sama laevanduse, et alatäitmine on nii suur ja välja oli toodud veel ka 2023. aasta numbrid, et 2 aastal on nii suur alatäitmine, et see peab ju mõjutama ka tulemusnäitajaid. Et selle peale ei osanud minister, ametnikud midagi öelda, lubati siis saata kirjalikult vastus, aga see näitab juba seda, et tegelikult ministeeriumid ise ei mõtle ja ei tööta ja igapäevaselt selle tulemus- või tegevuspõhise eelarve formaadis, vaid riigi rahandust ministeeriumid ise juhivad endiselt kulu- ja ressursipõhise mudeli järgi. Kas aga see, et aasta lõpuks on eelarvetes, mida on nii peensusteni lihvitud, alles suured jäägid, on üleüldse probleem? Muidugi on probleem sellepärast, et probleem on nii siseriiklike vahenditega, seal on, see on kõik eelarve planeerimise täpsuse küsimus, et kui täpselt me oskame nagu eelarvet planeerida. Aga hullem pilt on võib-olla välisvahendite, et seal on need planeerimisvead või ebatäpsused, seal on palju suuremad, et just välisvahendite osas, et ministeerium võtab nagu suure ambitsiooni eelarvet koostades, aga seda realiseeruda ei õnnestu. Just välisvahendite osas torkab see silma ja ka CO2 vahendite osas.